I, S, S, I, I, S, V, E, L. No ma ei tea, mis siis veel? Orienteerumine. See on spordiala, kus võistleja läbib võimalikult kiiresti kaardi ja kompassi abil maastikul tähistatud ja kaardile märgitud kontrollpunkte. Põlvamaal tegutsev orienteerumisklubi Kobras on pika ajaloo ja traditsioonidega. Sealsed treenerid annavad endast kõik, et klubi sportlased jõuaksid Eesti kõige teravamasse tippu. Mina olen saatejuht Grete Palmiste ja tänase Mis siis veel saate pühendamegi orienteerumisele. Kui rääkida Põlvast kui sportlikust väikelinnast, meenub esimese asjana käsipalliklubi Serviti. Põlvamaa orienteerujad väärivad tegelikult sama palju tähelepanu, sest ala pakub käsipallile tublit konkurentsi. On edu saladuseks vaheldusrikas maastik või ülikogenud treenerid? Seda käis reporter Laura Kalam uurimas Põlva orienteerumisklubi Kobras treeneri Nikolai Järveoja käest. Muide, kellele tundub see nimi võõras, siis Nikolai on spordisõprade seas tuntud kui lihtsalt Kolla. Orienteerumise hooaeg on lõppemas ja sportlased hakkavad siseruumidesse kogunema. Kuidas näeb välja ühe orienteeruja trenn siseruumis? Ega me siseruumi palju ei kasuta ja ega meil võimalusi ei olegi kasutamiseks, et käsipall on ikka kõik ruumid ära hõivanud ja 2 korda nädalas ainult oleme siseruumides, et ikka oleme väljas. Ja väljas oleme seni, kui hoopis pimedaks läheb kella 4 ajal, kui kellaaega muudetakse, et seni oleme ikka väljas. Ja siis ma arvan, tuleb ka lumimaa ja siis lähemegi välja, nüüd saali jääb ainult korraks. Kui mina nüüd sooviks hakata orienteerumisega tegelema, siis mis eeldused mul selleks olema peaksid? Kõigepealt peaks olema niisugune asi nagu tahtmine, et muid eeldusi praegust ei oleks vaja, et on vaja tahta ja et käia treeningutel, aga siis edaspidi, kui juba metsas hakkama saada, siis oleks vaja väikseid kogemusi ja oskusi ka. Et mõni laps saab need oskused küllalt kiiresti kätte, siin mul on esimese klassi lapsed, kes on tulnud sügisel trenni ja 3 kuuga võivad juba iseseisvalt lihtsamalt rada läbida. Aga mõni laps läheb 3 aastat ja ikka veel ei oska nii, nagu mina tahaks. Lihtsalt looduse poolt on antud sinna lastele ka omad oskused, võimed, et mõnel on seal peas kompass juba peas olemas, et ei olegi vaja kompassi kasutada, vaid ta juba looduses oskab orienteeruda ilma kompassita. Orienteerumine pole ainult füüsiline ala, et peab natukene ikka nuppu ka olema, et seda kaarti lugeda. Kuidas seda oskust õppida ja arendada? Eks meil trennis enamus lapsi on väga hea õppeedukusega. Andekad lapsed käivad paljud muusikakoolides biotantsu tegemas veel. See näitab, et peab nokkima, jah. Kui juba edasi kaugemale lapsed tahaksid jõuda siin Eesti meistrivõistlustel medalid võitagi ja selle jaoks me siis teeme kogu aeg jooksutrenne ka, et isegi kui me maastikul käime ja kõnnime ja õpime neid tingmärke kaardiga, siis trenn lõpeb ikka alati ka jooksuga, et oleks arusaamine, et orienteerumine ei ole niisugune kõndimine ja matkamine, vaid see on ikkagi orienteerumissport. Ja talvel, kui lumi maha tuleb, siis on orienteerumisvõistlusi vähem ja need algajad ka ei käigi esialgu võistlustel veel. Õpime suusatamise selgeks ja suusatame hästi palju, et koguda endale siis jõudu jaksu kevad- ja suvehooajaks. Kuidas siseruumides üks kaarditrenn käib? Jaa, me teeme seda küll ja esialgu täna oleme esimest korda siin, aga kui me siin paar korda saalis oleme ära käinud, siis meil on omad harjutused olemas. Tingmärke kõigepealt õppida, et paneme ühte otsa, paneme nimetuse, näiteks jalgrada, teises otsas on siis tingmärgid ja ta jookseb nende tingmärkide juurde ja otsib selle õige tingmärgi üles, jalgraja tingmärgi ja siis toob selle tagasi. Siis saalis on võimalik ka siin teha labürintorienteerumist, et paneme nöörid maha ja oleme joonistanud siia saali siis kaardi. Üle nöörid ei tohi nad minna, see on nagu labürint ja punkt on kusagil, ta isegi näeb punkti, aga ta peab kaardi järgi, siis saali kaardi järgi minema sinna orienteeruma. Ja teine võimalus on veel, et me oleme saalist välja, vaid oleme majas, nii Põlva koolis
endises ühisgümnaasiumi maja on meil ära joonistatud ja Põlva põhikool, praegune siis, kus gümnaasiumi lapsed õpivad Metsakoolis, ka seal on kaart joonistatud 3 korrusel ja samuti on ka siin ujulamajas kaart, et ka siis ruumide järgi saab orienteeruda, et ikka kaarti tuleb õieti pöörata nagu looduseski, et õigesse kohta jõuda. Kui populaarne orienteerumine siin Põlvas ja Põlvamaal üldse on? Noh, see on ikka väga populaarne, et pole sellist maakonda, kus 2 orienteerumisklubi on. Meil on Värskas Peko klubi ja meie oleme orienteerumisklubi Põlva Kobras. Ja spordikoolis on siis 2 treenerit meil tööl, et suures Tartu linna peale on ka 2 klubi, aga noortega tegelemist seal praktiliselt ei ole. Et kõik lapsed, kes käivad võistlustel, on isa-emade, vanaisade lapsed ja nende kaudu siis saavad nad orienteerumisoskusi. Kui me siin võistlustele käime, siis on niisugune näidegi, et kui meie klubi ei osale mingil võistlusel, siis on osavõtjate arv ikka tunduvalt vähem, sest me oleme tavaliselt 3 bussiga ja kusagil 50-60 osalejat on kohe, et siis palutakse, et tulge ikka võistlema, et osavõtjate arv kohe kasvab meie arvelt. Kuidas on juhtunud nii, et just Põlvamaal ja Võrumaal on need kõige nupukamad ja väledamad orienteerujad? Et eks need on vist Lõuna-Eesti metsad, on niisugused väga vahvad, nendest metsades liikumine annab neid nupukust ja oskusi juurde, nupukust ei anna, aga just oskusi, et me saame siin Põlva teisipäevakud on iga kord 25 korda aastas erinevatel maastikel, et Tartus on veidi kaugel need maastikud ja Tallinnas on hoopis kaugel need maastikud, Aegviidu ja Nelijärve, need kant on ikka 70 kilomeetrit, aga meil siin 4-5 kilomeetrit ja oleme Hatiku ilusas metsas või teisel pool Taivaskoja metsas, et see maastik annab meile ikka kõva plussi ja eelise. Kui te siin varem mainisite, et järelkasv on päris tugev, siis kuidas te olete rahul siinsete tingimustega, mis orienteerujatele loodud on, et kas lapsed mahuvad ära? Lapsed ikka mahuvad ära, aga me ise oleme võib-olla lastega ei ole nii rahul, et laste võimed on küll nõrgad, et kui nad tulevad meile trenni, et siis on näha, et ümber maja jooksmisi on vähe olnud, et rohkem on istutud toas arvuti taga. Kõigepealt tuleb lapsi siis harjutada jooksma, liikuma, et see on see miinus. Et me oleme siin Kallega olnud väga pikka aega treenerid, juba on 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi lapsed olid, kui tulid meile trenni, siis nad jaksasid palju rohkem joosta ja liikuda, aga nüüd on niisugusi lapsi vähem, et mõni maapoiss võib-olla on niisugune tubli, kes võib-olla nii palju arvuti taga pole olnud siis. Oma õpilastega on siseruumidesse kolinud ka orienteerumisklubi Kobras treener Kalle Ojasoo, kes sarnaselt Kollale Põlvas orienteerumisega seotud traditsioone edasi annab. Annan taas sõna Laura Kalamile. Kuidas selle hooaja järelkasvuga võib rahul olla? No see aasta on neid mulle küll hästi tulnud, ma ei tea kus koha pealt. No üle 10 on mul uusi. Mul ükski aasta ei ole nii palju olnud. Nüüd ma kohe väikestega eraldi trenni aja olen võtnud 3 korda nädalas. Ja kuidas on nii, et just Põlvamaal see orienteerumine nii populaarne on? No see on ikka juba igiammune, alates 70-ndatest ja isegi varem. Olid sellised orienteerumishuvilised suusatreenerid, nagu mul esimene treener Jaak Ratt vaatas, et meist suusatajat ei saa, siis viis orienteeruma. Et tänud talle. Ja nii, klubiline tegevus on hästi hea olnud ja siis noori tuleb. Praegu on muidugi nii, et ega noored on ikka veits, nagu sündivus on väiksem ja noorte valik on väga nõrga, kehvapoolne. Et jalgpall ja käsipall ja need alustavad liiga vara, aga orienteerumist on nagu parem õpetada, kui 9-10 aastat vana oled ikka. Seega traditsioonid mängivad Põlva orienteerumise populaarsusel suurt rolli. Kuidas te olete rahul siin Põlvamaal nende tingimustega, mis orienteerujatele loodud on? Need ongi vast Eesti parimad tingimused. Et maastikud ja võistlused on kõik Lõuna-Eestis tavaliselt väga harva, kui peab Põhja-Eestisse minema võistlema või Hiiumaale või Saaremaale. Aga kuidas sisetingimustega on ja trenni aegadega? Kas jooksevad ka mõned orienteerumise trennid kokku ja saal jääb kitsaks? No nüüd ongi see esimene aeg on veits raske, me ei arvestanud, et väikseid tuleb nii palju ja jooksid nagu ajad kokku, aga proovime saali jagada ja pinda juurde üürida. Kas Põlva orienteerumine tunneb millestki ka praegu puudust? Ikka tunneb, et
et alati saab paremini teha, kuigi meil on praegu isegi vedanud, et meil on nagu suur võistlusi korraldada palju ja üldse see orienteerumise elu on maru hull suvel. Puudust on rohkem sellistest aktiivsetest täiskasvanutest veel, kes nagu klubile kaasa aitaksid või rohkem. Nagu meil on, et koljaga peame võistlustele sõitma, et transpordiüür on nii kallis, et vahepeal ei ole täiskasvanuid, et buss on olemas, aga ei ole rooli panna kedagi. Eks me pea ise siis lapsevanemaid kaasama, seda me oleme teinud ka. Orienteerumist toetatakse Põlva vallas nii palju kui võimalik, et ala ikka au sees hoida. Lisaks tehakse koostööd ka naabervaldade ja maakondadega. Reporter Kristi Sarab käis Põlva abivallavanema Jaanika Usina käest uurimas, kuidas vald orienteerumist toetab. Oleme siin Põlva vallavalitsuses, minuga istub Jaanika Usin. Kui populaarne orienteerumine Põlvamaal on? Ma arvan, et ta on igale inimesele teada ja populaarne saab öelda, kui võrrelda teiste spordialadega. Kasutust, tegelejaid, nii osavõtunumbreid vaadatuna, et siis saame öelda, et ta on üks populaarsemaid spordialasid Põlvamaal. Mis siis eelisjärjekorras on, et kui orienteerumine on 3.-4, mis siis enne teda on? No tegelikult väga raske on öelda, et kes on või mis on esimene spordiala, mis teine, sest saame öelda, et millistel spordialadel on pikk traditsioon Põlvas. Ja loomulikult, kui on pikk traditsioon, siis on tegelejaid palju ja harrastajaid järjepidevalt. Nii et ma ei reastaks, ma arvan, et iga spordiala on omaette väärtus, kui sellega tegeletakse, nii et saab öelda, et orienteerumine lihtsalt väga pika ajalooga Põlvamaal ja kuna meil on keskkond hästi toetav orienteerumise spordialaga tegelemiseks, siis see on kindlasti üks võtmetegur. Aga võtmetegureid on palju teisigi veel, et väga pühendanud ja oma ala professionaalsed treenerid on need, kes ikkagi on juhtvedurid ja panevad selle asja käima. Kuidas orienteerumine on valla poolt toetatud, et siin Põlvamaal on orienteerumisklubi Põlva Kobras, et kuidas on valla poolt toetatud see ala? Meil on siis valla poolt toetus järgmine, et orienteerumine on Põlva spordikooli ala. Ja kõik lapsed, kes soovivad seal õppida, saavad toetatud seda moodi. Nüüd on täiskasvanute tippsporditoetust, mida Põlva vald eraldab ja sinna kuulub ka orienteerujate taotlused ja ka kindlasti rahastus, sest nende tulemused on sedavõrd märkimisväärsed, et nendele raha eraldada meie kordade alusel, aga ka orienteerumisklubi on väga agar projektitoetuste taotleja, ehk siis võistlusteks tõesti anname oleneb aastast, aga keskelt läbi 2000 eurot on meiepoolne panus siis võistluste läbiviimiseks. Lisaks on meil koostööleping Pintsikurmu metsapargi hooldamisega, mis on siis ka rahaliselt toetatud ja vastupanusega, nii et selline suurusjärk rahalises mõõtmes on umbes 3000, aga see on tõesti marginaalne kindlasti ja selline nii-öelda toetus, millega ainult ju ära ei tee, et see on suur osa ikkagi nende enda eelarvest ja läbiviidavast tuleb finants kuskilt mujalt, nii et see on selline sümboolne toetus, mida meie siit jagame. Aga tõesti nad orienteerumisklubi korraldab palju üritusi ja võistlusi ja ka ütleme sellisele harrastajale erinevaid ettevõtmisi, nii et see areaal ja ampluaa on päris suur ja mitte ainult Põlva vallas, et tegevus ja haare on ikka terve Põlvamaa, kui mitte öelda üle Eesti. Kui me rääkisime nendest võistlustest, siis orienteerujad korraldavad võistlusi, aga mis vald vastu saab, et kas see on majanduslik kasu, kui tuleb siia rohkem orienteerujaid Harjumaalt või saartelt või kust iganes, et mis te vastu saate, et orienteerujad on tublid küll, teie annate raha, aga mis te vastu saate? Alati ei saa rahas kõike mõõta, ehk siis kindlasti on see osa, mis me vastu saame, on mitmetasandiline, et lapsed oleks meil liikuvad, panustaksid juba varakult oma tervisesse, see on üks mõõde, et inimene oleks tervem läbi oma elukaare. Teistpidi ei saa kindlasti märkimata jätta seda, et ettevõtetel on majanduslik kasu
milline see on, seda meie mõõta siit valla poolt kindlasti ei saa, aga meil on koostööpartnereid, kellega koos, kui võistlust korraldada, mitmepäevast võistlust korraldada, kaasnevad siin majutus, toitlustus ja nii veel mõnedki ettevõtlusega seotud sellised positiivsed näited. Nii et ma usun, et ühe spordiklubi võistluste korraldamine kindlasti toob kasu. Kas vallad omavahel teevad ka koostööd, et Võrus on ka väga kõva see orienteerumisklubi, et kas mingisugust ürituste puhul tehakse koostööd ka? No kindlasti, et kui on kalenderplaani koostamine, esimene koostööpunkt on kindlasti see, et ei kattuks, et nii ühele poole naabreid kui teisele poole jaguks tegijaid, sest see koostöö ongi edasise arengu võti, et ega konkureerides jõuab küll kaugele, aga koostöös jõuab veel kaugemale. Kas orienteerumisklubi Põlva Kobras on ka kuidagi märku andnud, et nad tunnevad millestki puudust ja on mingisugused asju, mis on juba praegu näiteks valla poolt lahendamisel? Kui on mingi kas või väiksem teema, mida on vaja olnud lahendada, siis me oleme seda operatiivselt saanud teha, et mulle kohe sellised suuremad asjad niimoodi ei meenugi, mis oleks või ootaks järjekorras. Eile me nägime seda lihtsalt, et kaks rühma tegid korraga, et nii palju noori on uusi peale tulnud, panid pingid vahele ja ühel pool toimus pallimäng ja teisel pool toimus pallimäng, et kuidas nende spordiruumidega on, et kas läheb kitsa? No jaa, ühtepidi võiks öelda, et meil on justkui palju sportlaseid ja meil on palju võimleid ja saale, aga ikkagi me peame tõdema, et kuidagi ära ei mahu. Ehk siis, eks ole selline septembri-oktoobrikuu paika sätitamise aeg, kus lapsi tuleb uutesse huviringidesse, nad katsetavad, proovivad, kes käima jäävad, siis saab neid treeninguaegasid ja saale nii-öelda aegu vahetada ja muuta lastele sõbralikumaks. Eks see september-oktoober on selline aeg paraku, aga lapsed käivad treeningutes peale kooli ja see on kõige nõutavam aeg just lastele saaliaegade leidmisel, nii et ma loodan, et ikka me mahume ära, et treenerid on sellised vahvad, loomingulised, et nad leiavad ka alternatiivseid võimalusi treeningute läbiviimiseks, et alati ei pea see saal olema, et kui on ilm vähegi võimaldab, saab ka välja minna ja loodusesse metsa, nii et usun, et saame kõik sõbralikult mahume sporti ära tegema. Lõpetuseks siin Kopral on väga tublid hingega asja juures olevad treenerid. Kuidas te tulevikku vaatate, kas tulevasi noori orienteerumisega tegelevaid treenerid tuleb siia Põlvamaale? Ma usun, et hea treener kasvatab endale järelkasvu. See, kas ja millal põlvkonnavahetus toimub, eks see ole ajamärk, aga ma usun, et tubli ja järjepidev klubi ei jää mantlipärijata. Nii et ma küll tahan uskuda ja loota, et nad on vaikselt selles suunas ka tööd teinud. Saade Mis siis veel tänaseks lõpetab. Orienteerumisele pühendatud saate kordust saab kuulata juba täna õhtul pärast kella 5 uudiseid. Mina olen Grete Palmiste. Kuulmiseni. I, S, S, I, I, S, E, E, L. No ma ei tea, mis siis veel?